no nii, esimene ring on nüüd mängitud, mängime ühe ringi. Jah, siin esimest rada vaadates peame ka Heinarile kiidusõnad ütlema, et nimetas selle Silverlati rajaks, et äkki sa kontrollid, äkki sa kommenteerid siis hoopis enda rada, et kuidas sulle meeldib, kuidas võiks mängida ja kuidas oleks tark seda üldse visata siin. Jah, tervitused Heinarile minu poolt ka, et väga armas selline väike tujutõstja, et kui ma seda esimest korda nägin, et selline asi on tehtud, et rajakaardi peale minu nimi panna. Aga ootaks nüüd siis sinu poolt, et enda väärilist viset ja raja läbimist, et lähme ringi juurde, vaatame, kuidas see kulgema hakkab, et kas Kiiu noored hoiavad oma edu, suurendavad või mis saama hakkab. Ja leppisime enne ringi kokku, et laseme noortel kõik rajad esimesena alustada, et siukene kodurada neil saavad pingevabalt visata, ei pea vaatama, kuidas teised viskavad, et viskejärjestus oli kõikidel radadel Kiiu noored, Tapa mehed ja siis Silver ja Kristin. Ja tegelikult ütleme siis Kiiu, kuigi nüüd kõikide visketehnikad ja kettad ja kõikide ketaste stabiilsusaste on nii erinev, et ei saa väga palju infot teiste visetest, et tegelikult ju esimesena minna viskama peaks olema kõige keerulisem, et meil, kui me saame nüüd seal vaadata 8 viset ette, siis me peaksime saama juba tuua, et erinevad kettad käituvad erinevalt ja see eeldab seda, et te teate ka, et millega nad viskavad, on ju. Just, aga seda me ei näinud. Ja nüüd läheb tagakäe vise teele, tundub ilusti, flippab natukene ja tuleb tagasi, et see tundub päris ilus vise oli see. Jäi natukene tuule pärast paremale, aga tundus, et on ikkagi fair veel, et kui OBS arvestada, siis isegi väga hea sooritus. Ja järjekordselt kena vise, ilus distants. Hoiame nüüd tapa poistele ka pööjalt, et saaksid oma esimese ringi vea parandatud siin rajal. Et sinna ja tabasse. Ja ilusti veedes tagasi ka, see vist oli tänase päeva pikim ise. Ja sellest sa just rääkisid eeskäega, et oleks hea saada kasest mööda ikka kõigepealt. Ja, Kristin nüüd usaldas oma tresspassi, mis tal esimene ring liiga üle läks, teine ring teeb korrektuurid, viskas veidi kõrgemale, et tal oleks aega tagasi peisida ja lõpetab ilusti perve keskele. Peaks olema lihtne pöördi. Ma läksin sama viset viskama, suutsid Defenderiga üle põõsa kergelt flippama ja ilusti kandis, et saime isegi pikale putile. Väga kena visu tuli välja. Sellise tuule kohta ja sellise külma ilma kohta, mis seal tegelikult oli, et no nii. Kiiu esimene on Kiiu on ikka. Läks ilusti ees ka, madalalt küll, aga skippidega jõudis korvini kohale. Siit on natuke raske aru saada, see tundus väga lähedalt. Kas see mitte ei puutunud korvi lausa? See tundus, et see skip oli kettidesse. Nüüd natuke kadus ära, jäi lühikeseks see kolmanda mehe lähenemine. Kolmas mees viskas liiga suure Saiseris ja otse maha ka veel selle ketta, et tuleb ka 4. väga aus sooritus Haiseriga vasakult ja tundub täitsa kohal. Ja Tapa meestel peaks siin olema kerge lähenemine tegeliku sees. Oma 40 meetrit teeb. Kindlasti mugavam kui esimene ring, kui nad olid selle sama põõsalt taga, mis neil nüüd jääb selja taha seekord. Ja eks me näe, kas nad õppisid oma esimese ringi vigadest. Tundub, et teine mees juba täiesti parkis, et ei tohiks siin probleeme olla. Ja siin väga mõistlik otsus, tagakätt on raske visata, et parem viska ees käsi ja palju kindlam korvi alla saada ja tundus jälle väga korralik visata. Esimene ring käkerdasid ära. Kuigi jälle oleks variant olnud, et esimene pargib ära ja järgmised võiks juba proovida sellest distantsist, aga vaatame Kristini putite iiglit esimesel rajal.
ei natukene ikka nurgaks see vise ja sealt läks tegelikult libises vist käest ära, et see ei olnud isegi korvi suunal, et mis putteriga sa siin putid üldse või mida sa kasutad? ma olen nüüd leidnud endale medium shield'id, mis on vaieldamatult minu käele parimad putterid, mis leida on. Ilus putt. Ja tubli ja said oma rajal Eagle'i kätte, et õieti pandud nimi rajale, et Silver Lätt ja Eagle olemas ja võtsite poistele nüüd järgi suure tõenäosusega. Ütleme, et suvel see Eagle'i võtmine siin ei tohiks olla nii keeruline, nagu ta praegu on, et vähe mugavam riietus ja natuke soojem temperatuur ja kettaid rohkem harjunud viskama, et talvel see Eagle, et jääme selle sooritusega rahule. Ja nagu näha, et nüüd ongi Kristin ja Silver on jõudnud Kiiu poistele järgi ja rebinud Tapa meestest 2 viskega ette ja vaatame, mis järgmised rajad toovad meil nüüd. Teine rada ja Kiiu poisid uuesti proovimas. Ja esimene vise läks ikka aia taha praegu Haiserist ja paremale kohe ära. Päris terav eeske liigutus, aga tundus jah, et ei hoidnud päris lõpuni ketast kinni, kui nagu oleks tahtnud, et liivises juba paremale ära. See vist on nüüd, ma eeldan, Kiiu poiste kõige pikema viskega kutt, et tal siin pikemaid korve rünnata ei ole mingit probleemi. Ja nende esimese ringi, ütleks, et esimese ringi säravaim tähtsis. Jätab selle vist natuke lühikeseks. Ei tea, kas siin tekkis neil väike pinge sisse, et 10. rajal võeti pluss ja teie võtsite ilusa Eagle'i ja 2 korviga on päris kindel vahe kokku sulanud nüüd. Siin on nagu selgelt näha, et kõigi kettad liiguvad paremale liiga, et midagi tuleks muuta siin, aga vaatame järgmist viset. Ja, sarnaselt esimesele ringile on siin ikkagi tugevalt taganttuul, et taganttuulega visates võib selle suuna võtta pigem natuke laiemalt, et ketas ei lähe flippama. Ja väga sava drive tuli, et tundus, et paari meetri peale pargiti ja Kristin läheb samasugust viset tegema nagu esimesel ringil, skipab ja jäi natukene lühemaks seekord. Sinult ilus paremale siukene pehme vise ja väga ilusti visatud. Võtsid veits hoogu maha võrreldes esimese ringiga, et esimene tuli ka siukene poolkõva vise, aga läks päris palju pikaks ja nüüd ideaalselt pargitud. Tuli väiksed korrektuurid teha, aga ütlen ise, et selle viskega väga rahule ei jäänud, et seekord ebaõnnestunud vise tänu pinnasele jõudis korvi alla, et pigem oli isegi esimese ringi vise oli see, mis oli nagu loogiline ja õige vise, lihtsalt korvi alt skipas seekord kaugele, et nüüd oli siis jäi lühikeseks ja skipas korvi alla. Et sellepärast saidki need kõigi kokkuleppel need OB-d välja jäetud, et siin ideaalse viske korral skipavad need nii kaugele, et oleks huvitavam, et teistel kõigil mängida ja vaadata ja kindlasti tänu selle OB-de väljajätmisele on ka vahet palju väiksemad, ma arvan. Jah, tundub, et Tapa siin samuti meiega oli jõudnud täiesti paari meetri raadiusesse, et said oma bördi sisse tõsta ja vahed on ühepunktilised. Et siin Tapa mehed juba tulevad Kiiu poistele järgi ja Kiiu poisid on teil siin ühe viskega järgi, et lähme 3. raja juurde, 94 meetrit, par 3 vaja saada üle väikse tiigi ja esimene ring siin keegi bördit ei saanud, vaatame, mida teine ring toob. Ei ole tegelikult kõige raskem rada, aga arvestades neid puid, mis on seal enne korvi, kui sinna alla kinni jääda, ega sealt mingit putti tegelikult väga mugavat ei ole, et isegi teinekord olles seal 7-8 meetri raadiuses ei pruugi isegi üldse varianti olla.
et siin on vaja päris ideaalset viset, et ta jääks ilusti otse sulle ja puude vahele. lindudele ka midagi. See vise läks ikka korralikult taevasse. Põõsast taha ära, et Esimesel ringil visati päris palju paremal poole, nüüd on väiksed korrektuurid tehtud, aga äkki liiga palju, et kettad jäävad sinna korvist liiga vasakule seekord. jah, Tapa omad tahavad jälle jää peale minna. No kui sulle talvel antakse see variant, et sa saad vee peal kõndida nagu trikimees, siis sa võid ju kasutada seda. Ei tea, kas ta peab üldse 2 ringi, et tegelikult ta oli piisavalt külm, et see jää oli nii paks, et oli lubatud sinna peale ronida küll. Suvel on see väike tiigike seal enne korvi on korralik kettaneelaja, et viskad sinna isegi üle tiigi valli või nii-öelda kaldasse, aga kui ta sealt põrkab tagasi või veereb vette, siis 1 meeter vette kaugusesse, siis on juba vist mitu meetrit sügav, et ega neid kettaid seal enam näha ei ole ja kätte saab neid seal ainult hea õnne korral. Kristin läheb jälle Opto Kutlassiga päris korraliku haiserkaarega ja tundub, et see on täitsa pargitud. Väga ilus vise. Jah, väike roll veel, aga see peaks putil olema ikka. Ma andsin ankurile uue võimaluse eelmisele ringile. Arvestades ma nüüd, mis ma ennem panin haiseris välja ja vasakul ära, nüüd ma mõtlesin, et ma viskan ta kerges Anhaiseris välja, mis kindlasti ei olnud jälle õige mõte, et need 2 ebaõnnestunud viset sellel ajal minu poolt. Siin on selgelt näha, et tapamehed lähevad Makanaga proovima. Ja sellel järjekordselt vabandan, et nimesi ei mäleta, aga Tapa esimesel pika putiviskajal on ikka super randmispinn, et nii pikki putte koha pealt visata ikka ise ilmselt läheks sealt juba hüppeputiga, kuidas sul on? No kui ma oleksin nagu nemad, nagu praegu on näha, jää peal, siis väga hüpata ei tahaks, et Rätik oli ilusti jala all, ma arvan, et see palavamal suvepäeval võiks sealt teisest kaldast küll seda hüppeputti teha ja sinna tiiki maanduda, et jahutada vahepeal. Väike tantsusamm tuli ka sisse ikka, kui sealt Rätiku pealt ära sai. No nii, Kiiu on tegelikult siuke ebamugaval putil, aga on variante. Äkki 12-13 meetrit või isegi vähem või? Et siin on, oleks päris tark mängida, esimene viskab alla ja tundus täitsa aus katse. Ja teised saaks kohe siin proovida või siis vastupidi, et kui viimane on kindel mees, 3 esimest lähevad proovima ja kui ei jää putile, siis viimane viskab lihtsalt seifi. Ja üldiselt oleks targem ikka esimesena panna see seif ära, et kindla peale minna. Ei olnud ka see halb katse. Ikkagi üles mäge ja need oksad niivõrd segavad, et siuke kergelt isegi Anhaiser putti on sealt vaja, mis ma eeldan on igal see Anhaiseris läks, aga jäi madalaks. No, tundus tugijalg libises ka siin, et 4-5 meetri pealt tuleb ka korra ikkagi sisse välja hingata ja see ära teha. Ja siin järjekordselt võtsite ühe sammu jälle edasi ja vahe on 2 viset juba Kiiu poistega ja Tapa omadega 3. Lähme 4. raja juurde, 99 meetrit, reaalselt üle põõsaste visates oleks sul vaja ikka natuke üle 100 meetrist visata, et kohale jõuda. Jah, tegelikult ma ütleks, et see on selline rada, kus on kirjas, et on 99 meetrit, aga see arvestatud, ma eeldan, ongi sellise nagu haiserkaarega täitsa korvile, et lennulennult on ta kindlasti lühem, et siin keskmaaga korviga kohakpiti visata ei ole küll mingit probleemi, et siin peab see nurk ja kõrgus lihtsalt õige olema. Ma arvan, et see pikkusega on natuke siin alt mindud või siin on kuidagi teistmoodi mõõdetud, et ma ütleks, et selle võib-olla 85-90 meetrit on siin vaja, et korvile jõuda. No nii, sama mees, kes ennem lõpetas järgmisel tiialal ja ei näinud selgelt, kuhu ta seekord maandus. Aga tundus, et enam ei pannud nii palju Anhaiserit sisse oma viskele. No see vise oleks siin rajal siukene sweet spot, et kuhu oleks tark mängida. Hoppa, vot siit oli korralik grip-lock, see oli nüüd grip-lock number 5. Ja seda tuleb iga nurga alt tuleb lastakse. Et tõesti, siin üks mees, kui suudab sellise lay-up'i ära panna sinna põõsaste selle nii-öelda
2 põõsa vahele, et sealt siis lihtne jätk oleks, et siis lihtne parr sealt ära võtta, et kui kõik lähevad nüüd üritama ja läheb 2 mehel pikaks, 2 lühikeseks, et sealt põõsastest nüüd rahmeldama hakata, on ka tegelikult päris keeruline, et tahaks ikka avatud olla. Kristjan läheb jälle Opto Kutlassiga kõrgest Aiserist, eelmine ring oli väga ilus vise, vaatame, mis seekord tuleb. Natukene pikaks. Ja Eelmine... on näha, et 5 meetriga tegelikult ainult eksis ja vise oli kohe niimoodi, et putti pole olemas. Ja kui ma ei eksi, siis ma läksin... No, nüüd ma tabasin see seda auku hästi. Oli jälle ideaalne drive täpselt auku ja peaks olema lihtne pöördi, kui see kord ära putite, et eelmisel korvil olite ka siin ikka väga heal putil, aga ikka juhtub, noh. Eks oli väike lavakramp veel sees 4. korvile jõudes. No seda ma ei tahaks enam uskuda. Vahetasin peale avaringi, vahetasin ankuri viske natuke kiirema Opto Spargi vastu, mis on fairway driver, mis on siis enamasti selline must have ketaskotis, et saad usaldada just, iga ilmaga. Hästi mõnus, et nüüd ka talvistel meistrivõistlustel jääkäärus kasutasin seda väga palju, et hästi mõnus, hästi mugav, super flat, just sellepärast vist kätte hästi istubki. Tapamehed on päris ebamugavasse kohta ennast mänginud, aga siin tuli ilus lähenemine, et peaks ka kindla parri kätte saama nüüd. Ja, tundub, et nende parim drive ei natuke lühikeseks, aga on ikkagi sellest suuremast jamast läbi saanud, et kerge selline Anheuser putt lähenemine sinna korvile on. Ütleme, siit kõrvalt vaadates tundub see ikka best shotil, kui sul on 4 mehest pundis, väga ebamugav koht, kus pöördit üldse proovida, et kõik peavad tegema ühesuguse viske 15 meetri pealt ja väga varianti ei ole sinna sisse saada. No. Kiiva omadel parr, Tapa omad putikott seljas, kott käes putivad ja teile lihtne pöördi siis, et olete võimsalt alustanud. Eagle, pöördi ja vaatame, kuidas need edasi siis lähevad. Kas jätkate sama rida? 5. rada. Saare rada. Et tegelikult selline üsna lihtne rada, et takistusi midagi tee peal ei ole, et saab minna puteriga otse peale, saab minna suurte haiseritega, nagu siin näha on, et vasakukäelisel suur haiser ja see skip praegu ei näinud, kus ta tuli, aga et ei pea mingit auku tabama, ei pea väga keskenduma sellele, et kus sa seda ketast reliisid, et ükskõik omalt poolt suur haiser peaks olema siukene täitsa arvestatav ise. No. Ja viimane mänd väike võttis ketta ikka maha. Ja. Nüüd tuleb üks ilus eeski Anheuser jälle ja tundub, et täitsa korvi alla. No, putile kindlasti, kuigi siit poolt putides jääb see väike puuke sinna ette, mis otse korvi ees on. No, vaatame, kas keegi suudab Tapa omadest positsiooni parandada. Ja see on pargitud. See peaks olema juba lihtne pöördi. Ja nüüd vahelduseks üks tagakehaiser vise kõrgelt lendab. Skipiga. Samuti väga ilus sooritus. Natuke lohises kaugel, aga tegelikult vise on 10 punkti, et maandus paar meetrit enne korvi, nii nagu peab ja kõik hästi. Ja Kristin otsustas nüüd minna eeskäega. Ideaalne. Proovis ka 2 putteri viset ja üks läks pikaks, teine oli liiga haiser, keeras vasakule ja nüüd eelmise ringi vise siis ka läks tegelikult natuke aia taha, et natuke rääkisime oma vahel ja tundus mõistlik otsus, et prooviks eeskäega sellist lihtsalt pehme driver vasakule rippuma ja loodame parimat. Ja see töötas, et mõlemad lihtsal putil ja... Jah, ma ise ka vahetasin. Ja ilus putt kiiupoistelt. See oli küll super. Puuoksad natukene veel häirisid ja Kristin putib ka pöördi ära ja jätkate oma pöördirida ja siin kõigile pöördid kirja ja 6. rajale edasi, et -10, -7, -6 Kristin Silver ja juhivad ja Kiiu ja Tapa mehed, poisid püüavad järgi jõuda. Siin ma vahepeal
isegi käisin ringil kaasas teiega koos, siis Tapa meeste ainus eesmärk oli teid võita, et saaks Silver Läti koolitust tunda, et nad tunnevad seda, et oleks vaja vist neile. jah, tegelikult selliste meestega oleks jube vahva tegeleda, et nendega niisugune paaritunnine mingisugune kokkusaamine teha, natukene pisiasju neile näidata, et tundusid väga asjalikud tahtmist täis. noormehed, et natukene tehnilisi detaile timmida ja ma arvan, et arengut oleks päris hea vaadata. See ongi alustavana mängijale päris tähtis tegelikult, et nad saaks need kogenumatelt mängijatelt siukeid nõuandeid, mida järgi hakata tegema, et kui sa ise hakkad siin algul pusima, et siis läheb sul selgelt rohkem aega sellele ja ei pruugi üldse see õige asi tulla ja jäädagi ja pärast seda ringi õppida on veel palju raskem. Aga lähme nüüd korvi juurde, siin tundub, et päris ideaalne joon tagakäe viskele ja ongi pargitud, et nuusutas seal veel lõpus paremal neid viimaseid oksi, aga tuli ilusti läbi, nii nagu vaja on ja täiesti pargitud. Kiiu poisid tundsid, et kas nüüd või mitte kunagi, et on vaja käik juurde panna, et järgi ikka jõuda. Vaatame, kas Tapa mehed ka teevad korrektuuri, esimene ring need päästsid pöördi kuskilt 2-13 meetri peal, et seekord oleks natuke pikemat drive'i vaja. Esimene drive ei õnnestunud nii hästi. Siin kaob ka ketas, ketas lendab seal vasakul ääres, jäi liiga suures aiseris minema vasakule ja äkki eeskäega. Ideaalne joon paremalt poolt ja täiesti putile jälle. Jah, julm skip, tundus, et siuke 6-7 meetrit lühike, aga väga ilus sooritus. Ja sina lähed Defenderiga uuesti proovima. Jah, jala pealt ma panin nii kiiresti jooksu, eks ma sain vist lahti lastes juba aru, et siit midagi head ei tulnud, et jätsin viske nõrgaks või tegelikult vist oli Hanna Heiserit natuke liiga vähe selle viske jaoks, et pigem tulla laialt, et see skip on nii korvile. Hästi. Ja tubli. Tapa mehed võtavad siit pöördi järjekordselt. Jah, mõlemad ringid 6. rajalt Kiiul pöördi võtta, see on väga kõva sõna, et ei ole sugugi lihtne rada. Ja ka Kiiu poisid saavad pöördi kätte ja ka Kristin ei otse posti, aga postist välja see oli nüüd küll ootamatu. Ja nüüd ta vajab sinu abi siin. Jaa, mulle tundus, et Kristin ise oli ikka täiesti kümp, et ma ei saanudki praegu aru, mis see tal takistas sinna sisse jäämist. Ja korralik kaalikas järgi. Ainsad parimehed, parinaised. Selles suhtes jälle andsite lootust poistele ja tapameestele juurde natukene ja muidugi. Et vahed ei ole suured, kuigi mängida on siin 1, 2, 3, 4 korvi veel ja kõik on võimalik. Et vaatame edasi, lähme 7. raja juurde ja 92 meetrit. Veidikene allamägev ise. Ja eeskäega ripsas natuke läks liiga varastama ja puudutas kohe fairway'l olevat puud, et siin võib ikka eeskäega minna laia kaarega, eriti tänase jääga, et see skip on kindlasti korvile. Ja seegi jäi natukene lühikeseks siin. Ja see joon tundub vasaku käelise, tagakäelise kohta hea, aga jäi ikka ka natukene nõrgaks, et putt juba on, aga natuke tahaksid nad ilmselt ikka lähemalt puttida, et tundus, et siuke 90 meetri putt. Et see vise oli siukene, mida mina kasutan siin. Viskan paremale ja täiesti ilusti pargitud ka. See tundub täiesti sinu moodi vise, et sinna 1-2 meetri peale, et nagu peaks see mäng käima. No vahel võib ju. See eeskäev ise tundus, et on täitsa lihtsal putil.
ja siit ka väike skip juurde ja võiks samamoodi putil olla. Räägid äkki 2-3 sõnaga kiirelt vahele siia, kuidas see Eesti meistrivõistlused läksid praegu, just alles lõppesid? Et siin äkki teised tahavad meil siin kuulda, et kuidas ringidega rahule jäid ja jäi midagi puudu veel, kindlasti jäi, kõigil jäi, ma arvan, aga üldiselt? ei, üldiselt ma jäin rahule, et ilmaga meid soositi ikka päris korralikult, et arvestades tavalist jõekääru ilma on seal alati tugev tuul, et me saime mängida 3 ringi täiesti ilusa päikesepaistelise ilmaga ja tuulevaikuses, et väga mõnus, et kindlasti jäi rajale, kõigil jäi, et selle vastu ei saagi ja talvel see mängimine on nagu ta on, et on külm ja on halb ja on paha, aga lõppkokkuvõttes positiivne tulemus ja väga kihvt oli vaadata, et olid uued nimed meil seal just Openi poodiumile tegelikult ka top 6, see oli väga meeldiv, jah. Et konkurents aina tiheneb. No nii, Tapa mehed putivad pöördit praegu kuskilt äkki 7-8 meetri pealt. Ja nibin-nabin ilus sooritus, jälle Haiserit palju, et jõudis enne korvi ära keerata, et Tapa meestele vähe kõrve taha panna, et sealt puteri visetest tuleb see Haiser välja saada. Ka viimasel mehel Haiseri selle ketta välja sealt korvist lõi, et ja Kristinin paneb ilusa pöördi jälle sisse ja Kiiu omad lausa tõstavad selle. jah, bullseye hit, et 3 meetri sees. Vahe on siiski 2 punkti veel ja liigume 8. raja juurde, 85 meetrit. Korv on paremal natukene. Viskame jälle sealt põõsaste tagant või seest. Ja vaatame, mis see korv toob, kas toob muutusi juurde või ei too. Ja nüüd näeme seda viset ka siit, et korv on korralikult seal paremal pool tegelikult veel. Et see vise, mis praegu toimus, see peaks jääma sinna hoidma veel. Et korvi all maanduda. Ma siit ei näinud, mäletan, et kohe kui see ketas lendu läks, siis ta oma kuttidele ütles, et poisid, pole probleemi, see on pargitud. Ja minu teada ka nii oli, et väga asjalik, väga ilus sooritus, et tagant käega on seal kindlasti keerulisem alla visata kui eeskäega, kui sa ei ole vasakukäeline mängija. Nüüd 3. mees pani natuke Haiserit palju ja see on kindlasti keeras vara sisse ära. Et siin julgelt otse taevasse ees käega, mitte Anna Aiseris nagu antud vise oli. Tundub, et natuke kartis seda tiiala ja libisemist, et viskiliigutus oli selline, et jõudis keha täitsa peale pöörata, et viskas täitsa annukas välja. Kuigi Kiiu tiialad on alati super hästi korras, et Einar teeb südamega seda asja ikka. Jah, et täiesti meie võistluse või väikse sellise show-ürituse raames ta tegi ka need tiialad ikka super luks puhtaks, et kõvad kiidusõnad. No nii, Kristin läheb ees käega, proovime seda rada nüüd. Ja tundub päris ilus joon kettel. Siit lõppu praegu ei näe, aga tugevusest ei saanud aru, aga viskejoon oli ikka väga ilus. Hopsti. Ja tuli see üks väike oksake ette. Kui ikka ei keri, siis ei keri. Kui ikka 5 meetri laiusest august läbi ei saa, siis on jama. Lihtne pöördi. Tundub, et teil on vähe pikem putt siin jäetud, et jah, päris ebameeldiv, et tegelikult üsna lähedal 8 võib-olla natuke peale meetrit, et siin oli praegu Kristinil näha, et ta natuke riputas seda, tegi siuke seifimat putti, et ei saanud vist keha päris sinna viskele järgi panna, et ja ega see põõsas, mis sul seal selja taga on, ega taga mugavamaks seda viset kindlasti ei tee. Tunned, et keegi torgib ikka tagumikust terve viskaeg. Et paneb keskenduma rohkem. Ja. Sinna ta läks. Vaatame, kas Kiiu noored võtavad siis vahe minimaalseks. Et see võimalus on neil olemas. Väga ilus. Liigutuse poolest oli ilus, et saatis ilusti putteri lõpuni, et
tublid, Jah. tublid poisid, birdie kirjas ja vahe peaks nüüd ainult üks olema. 2 rada mängida. Ja nii ongi. Läheb põnevaks, vaatame, mis nüüd edasi saab. 104 meetrit rada, korralik vastutuul eelmisel ringil. Kas paned samasuguse Aiseri kettale sisse? Kohe selgub. Ja tõmbas tõesti selle parema õla üles ja selja sirgeks, et ei saanud päris hästi aru, mis joont ta tahtis eeskäega tabada, et eeskäega on seal päris keeruline minna üldse. Et vasakul seal kaskide vahel on küll 2-30 meetri kaugusel üks selline koridor, aga seda tabada on päris keeruline. Aga Kiiu mees jälle teeb ilusa drive'i. Tundus, et otse kaskede peale, aga käib ilusti, läheb ümber saare. Oi, kaunis. Väga tubli vise. See on sisse tõsta birdie jälle. Tundub, et noored panid pinge peale meile. Jah. Eeskäega jälle sealt vasakult poolt vastu tuulega Anheuseris minna. Ja isegi tegelikult üsna suure protsendiga panevad neid Anheusereid peale, et vastutuul niikuinii teeb selle negatiivse korrektuuri, et tegelikult ju võiksid kõik keskavisked minna välja kas täitsa flatilt või kerges Aiseris. Aga siin nagu terve selle video vältel on ilusti näha, päris ilusad visked on tegelikult Kiiu noortel poistel. Et seal on potentsiaali, kui isu ja tahtmist on. Kindlasti, et sellises vanuses mängimist alustada, et vaadates siin võrreldes maailma ässadega, et siis on kõik alustanud ikka väga noorelt ja on näha ka, et miks nad nii kõrgele jõudnud on, või nii kaugele, et noorelt õpivad omal juba visketehnikad selgeks ja sealt edasi on ainult paremaks minna. Võimalikult palju kordusi teha ja vahetasin nüüd oma kangema Defenderi veits lahjema vastu ja see jäi ikka jube sirgeks sinna põllu peale, et see tuul ei lasknud üldse tagasi tulla, et jõudsin pin high putile, aga sealt tegelikult on ikka väga keeruline putt veel. Tapa mehed peavad veel korraliku lähenemise tegema, et siit parr kätte saada, aga 2 meest parkisid ilusti ära ja järgmised võiks juba jälle proovima minna. Tundub, et läksid tagumised 2 ikkagi proovima ja jõudis õhust ketas korvini vähemalt viimasel mehel. Meil nüüd korralik siukene pisut alla mäge ja kerge vastu tuulega putt, et Kristjanilt väga, väga hea run tegelikult. Et nüüd on sul võimalik julgelt proovida kohe. Et kuna Kristjani putt jäi täiesti korvi alla, siis ma sain ka julgelt proovida, et natuke kõditas, aga oli ikkagi liiga vasakule äärde. Ja tundub, et siin on enne viimast rada tublid. Kiiu poisid on viigi seadnud, et ei lase siin koduhoovil nii kergelt teistel hullata, et vaatame, mis viimane korv toob, et enne viimast korvi on Silver ja Kristin -11 peal, Kiiu poisid samamoodi viimase pördiga ja tapamehed. Ainult 3 viskega maas, see on tegelikult kinni pisiasjades, et esimese raja 5 juba, mis 4 peale peaks olema garanteeritud 3, et jah. Pisiasjad ja tegelikult potentsiaali meestes on. No nii, 10. rada, 117 meetrit. Otsustav korv. Ja Kiiu poisid alustavad. Taga käega. Vaatame, kas noored suudavad kohe pinge peale panna ja ei saanud nüüd aru, et päris korralikult vist sai skippe, et vise jäi madalaks ja skippis vasakul ära, et pördi ohtu sealt veel ei olnud. Aga kas see tuleb tagasi? Kui see tagasi tuleb, peaks olema okei, natuke lühikene, aga siit saab juba tegelikult proovida pördit 4 peale kindlasti. Siin läks ketas, läks ikka väga palju üle ja jäi rolleris minema. Ilusti teine kaamera püüdis selle viske kinni. Et esimese pealt kadus natuke ketas ära, aga
no nii, ja Kiiu 4. ankrumees, Ankrumees on viskamas ees käega ilusti läks kõrgelt. ja Täitsa fairway'le. ka ikka jõudis skippida oma 3-4 korda ja jõudis sinna põõsaste vahele, et aga siiski peaks putt olema, ühel mehel peaks kindlasti putt olema, et vaatame nüüd Tapameeste visked ära, kuidas Tapamehed selle raja lõpetavad seekord. Ohoh. Ja elektritraadid tegid oma töö seekord. tundub, et Kiiul on televiisorit praegu pilditud. Et see oli üleskutse Kiiu omadele, et tuleks viimast korvi vaatama, et noortel poistel on veel võimalus võita, mida nad nii väga tegelikult soovivad ja tahavad. Jah, mida nad ka kindlasti väärivad. Ja eeskäsi jälle natuke liiga üle minev, et kerge saanukas välja jälle vastu tuulda visates ei saa päris korrektne olla. Sinu vise väga ilus joon, lähed ründama lausa seda korvi. Ja see tundus väga lähedalt Päris kuri skip, jah, eks ta korvi juures seal kuskil maandus, aga see skipist on kuskile. Et ma olin päris lähedal sellele korvilisele ja ma nägin, et see tuli päris lähedalt sealt mööda, et olete samamoodi pöördiputil, et nüüd Tapamehed siin lähenevad praegu no. Ja ei, natuke puudu. Et Kiiu poistel ja teil on mõlemil pöördiputt, et siin läheb pingeliseks veel. Et täie raha eest Need ongi juba Kiiu noored siin, neil on siuke ligi 15-20 meetri vahel seal putt, aga nad on kindlasti suutelised sealt kõik välja viskama. Ma ei saanudki päris aru, kas see eelmine mängija oli nüüd Kiiu esimene viskaja või see oli Tapa 4. mängija. Läks proovima kõrge kaarega liiga suure saiseris. Vajus ketas jälle vasakule ära ju. No nii, kas tuleb võiduputt? Ei olnud halb üritus. Ei olnud. Siit nurga alt nagu väga hästi ei näe, aga tundub, et Kiiu omad no ikkagi oli Tapa mängija see, kellest ma enne rääkisin. Ankrumees. Võimalus. Läheb. Ei. Kerge 3 on neil olemas, nüüd oleneb teiest, et sinu vise maandus paremas kasehekis, et ühe puti sa panid peaaegu samasuguse ära, nüüd on natukene kaugem ja tegelikult vist oli ikka palju ebamugavam koht ka veel, aga vaatame, mis sellest saab. Tundub, et sa ei lase Kristinil visatagi praegu. Kristinil paistis päike silma, ma tegin talle veits katet, aga jah, tõesti ebamugav koht, et oksad olid tegelikult täitsa korvile viskamiseks ees, et seal põlve pealt kuskil võimelda paar männi oksal näos, et midagi lihtsalt ei olnud. Siin võime praegu jälgida ka varjuda mängu, et siin Tapamehed tulid sulle appi seekord. Jah, mul tõstsid kuidagi koti nägu üles, läks tumedaks. et päike silma ei paistaks, et ja seekord see ei aidanud, et vise oli nii ebamugavast kohast. Kiiu poistele kerge parr, teile kerge parr ja Tapamehed samamoodi parriga lõpetasid, nii et päris südikas vastupanu noortelt poistelt, et kuidas kokku võtad terve selle 20 korvi sellel rajal? Jah, et väga kihvt oli mängida meie 8 täis info peale ja me ei saa arugi, et nad on juba ette rebinud kõvasti ja esimese ringi lõpp, siis viimane korv neile esimese ja ainsa paugi tõi, et me panime oma siis teise käigu tööle ja rebisime ise korraks ette, aga ringi lõpp läks ikkagi noorte rada pidi, et nemad näitasid teed ja meie lonkisime sabas järgi, et lõppkokkuvõttes viikime nendega mängisime, Tapa poolt samuti väga ilus esitus, et -8 2 ringi peale. Et see rada on täpselt siukene, et kui sa mängid best shoti 4-kesi, et eriti praegu ilma OB-deta mängides, et siin vahed ei tohiks väga suured olla, et see oli see rada, kus on võimalus nagu 4. pundil samamoodi järel püsida.
et kindlasti siin suve poole, kui enam lund nii palju ei ole, leiame uued ja huvitavad väljakutsed, aga seniks kuulmiseni või kuidas või? jah, Jah. aitäh! Ja täname siin neid kaameramehi ka, kes seal külmetas koos meiega. ja et meil tegelikult oli 3 kaamerameest, et Marko ise ka tegi meil ju kõva kaameramehe tööd seal, esimest korda elus hoidis kaamerat käes ja soojendusel astus ühele peale lausa, aga jah, suur tänu, et ootame soojemat aega ja teeme kindlasti midagi sarnast jälle, et kuulmiseni. Et nii kaua tulge puttige siin Chili Disc Golfi keskuses ja kui ilmad ilusamad, siis väljas näeme.